Tere tulemast kanalile Taro Peegeldus. Siin on sulle selline lühike nädalane ülevaade, mis võib sind ees oodata, mis energiad on uuel nädalal, mis üllatused võivad tulla. Et vaatame siis. Ja muidugi see on selline üldine kaardi lugemine, et kõik ei pruugi siin sinuga resoneeruda. Võta siit kaasa see, mis sind kõnetab ja ülejäänud jätta kõrvale. Ja tahan veel seda öelda, et tarokaardid ei ennusta, need peegeldavad sinu sisemaailma ja sa saad alati muuta oma teekonda, oma saatust, oma mõttemustritega, käitumistega, oma uskumustega, et mitte miski ei ole kivisse raiutud. Aga hakkame siis vaatama, mida see nädal võib tuua. Esimeseks kaardiks tuli meil siin sauade baas. See on selline kaart, mis ütleb, et mingid uued ideed või algatused on tulemas. Mingid head uudised võivad tulla. Selline inspiratsioon, mingi uus mõte, inspiratsioon võib sul tulla. Mingi uue projekti käivitamine. Et mingid uued mõtted võivad sul siin nädala algul tulla. Et kui need uued mõtted tulevad, siis proovi need mõtted, ideed üles kirjutada. Siis on meil siin karikate 3. Karikate 3 on selline pidustuste kaart, ka selline sõpruskonna kaart, et sul võib siin sellel nädalal tulla mingisugused tähistamised, kokkusaamised sõpradega, jagada oma rõõme koos oma sõprade perega, et mingi tähistamine võib tulla. Et see kaart julgustab sind ka nagu olema sotsiaalne. Helista oma sõbrale, ma ei tea, mine kohvikusse, tähista väikseid võite või saavutusi. Et mingisugune toetav seltskond on sinu ümber. Ja siis on meil siin müntide 10. No see on küll nüüd väga hea kaart. Mingi raha võib tulla see nädal. Et see müntide 10 on selline püsivuse ja turvatunde kaart. Samuti ka pere ja kogukonna kaart. Mingid materiaalsed saavutused, mingi rahaline edu, et mingid pingutused hakkavad sul siin ära tasuma, mingid pingutused, mis sa oled siin teinud, mingi stabiilsus ja mingi rahaline toetus võib tulla. Ja see toetus võib tulla siis kas perekonnalt või lähedastelt inimestelt, jah. Väga hea kaart. Siis on meil siin karikate kuningas. Karikate kuningas on selline emotsionaalne küpsus, hoolivus, selline tundlikkus, et sa sellel nädalal oskad nagu hoida tasakaalu oma tunnetes,
tunnete ja mõistuse vahel. Ja kuula oma sisemist tunnet. Ja ole see nädal selline empaatiline. Ja viimase kaardina on siin poodukaart. See näitab, et sul võib tulla mingisugune perspektiivi muutus. Hakkad vaatama mingeid asju nagu teistmoodi. See kaart võib kutsuda ka sind võtta aega maha. Et usalda elu. Et kui sa tunned, et nagu midagi ei liigu edasi, siis võta nagu paus. Et ära suru asju nagu jõuga edasi, vaid lase neil settida ja vaata nagu teise nurga alt. Et see nädal võib tuua sulle mingisugused uued ideed ja võimalused, tähistamist, rõõmu, sõprust, mingisugust sellist pikaajalist stabiilsust, mingi teema võib nagu nõuda teistsugust nagu vaadet, et võib-olla ei pruugi kõik minna nii, nagu sa nagu tahtsid, aga see annabki nagu sulle võimaluse, et vaadata asju uue vaatenurga alt. Et selline soe energia on, selline toetav energia sellel nädalal. Et ära karda sellel nädalal korraks peatuda ja hingata ja vaadata asju nagu teise nurga alt. Aga vaatame, mis on veel inglikaartidel öelda, et ma võtan siit inglikaardipakist ka ühe sõnumi sulle. Vaatame, mis sul tuleb selleks nädalaks. Nii, ja tuli jumalik juhendamine, elu mõtte otsimine, kaalu teistsugust lähenemist, ümbritse end tarkade õpetajate või sõpradega. See kaart ütleb ka, et kaalu teistsugust lähenemist, et vaata nagu mingisuguse teistsuguse nurga alt asju. Ja sa võid see nädal nagu hakata vaatama või otsima nagu oma elu sellist sügavamat mõtet. Ja sulle võib see nädal tulla keegi õpetaja või keegi, kes sind nagu tuleb sind juhendama sinu teekonnal. Või siis mingid kõrgemad jõud juhatavad sind õigele teele. Et selline sõnum tuli. Mingi üllatus võib tulla sulle sealt, kus sa oled nagu valmis end vabaks laskma. Et kui sa lased ennast nagu vabaks, siis võib avaneda mingi täiesti uus võimalus, mida sa praegu ei näegi üldse. Selline sõnum siis tuli sulle selleks nädalaks. Kui see sõnum sind kõnetas, siis kutsun sind enda kanalit jälgima, vajuta kellukese nuppu ja muidugi seda videot ka laikima, vajuta pöidla nuppu. Ja kui sa soovid isiklikku kaardilugemist, siis saad minuga ühendust võtta video all oleval meili teel, võid mulle kirjutada.
aga ma soovin sulle ilusat ja päikselist nädalat, nii palju kui meil seda Eestimaa suves seda päikest siin hetkel on, et naudime siis seda vähest, mis meile antakse. Kõike kaunist ja kohtumiseni!